Tere õhtust, kallid inimesed! Mina olen Eva Esse ja mul on teile küsimus. Mis see on? Piniseb ja tagumikku ei satu. See on Nõukogude Liidus valmistatud hääletu tagumikku sattuja. See nali võib naerma ajada, aga võib ka mitte. Nalja mõistmine sõltub tema tekkimise kontekstist ja sellest, kas nalja adressaat seda konteksti mõistab. Näiteks on äsja kuuldud nali lõpuni mõistetav ja naljakas ainult neile, kes elasid Nõukogude ajal. Naljast on võimalik aru saada ja täpselt samamoodi on võimalik naljast mitte aru saada. Veelgi enam, mõni nali võib minu meelest olla naljakas, aga kedagi võib sama nali hoopis solvata. Mõne asja üle võib minu meelest nalja teha, kellegi teise hinnangul jookseb aga kuskil hea maitsepiir. Just sellest, naljast Eesti inimese elus ja huumori muutumisest läbi aastakümnete tahan ma täna õhtul teile rääkida. Et aru saada, mis asi on üldse nali, uurime selle definitsiooni. Wikipedia andmetel on nali sündmus, jutt, pilt või olukord, mis ajab naerma, on naljakas, lõbus ja koomiline. Nende tunnuste puudumise järgi on lihtne kindlaks teha ka seda, kui mõni asi ei ole naljakas. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Hea Kaja, mul on ainult üks lihtne küsimus, et kus sa lilleke siia said? No tegelikult tuleb EKRE saadik Kalle Grünthalile kaasa tunda. Nalja tegemine on päris peen kunst ja selle valdamist on ebaõiglane eeldada mehelt, kes ka mõnevõrra lihtsamate asjadega hakkama ei saa. Kuidas see lahti käib? Tuleb keerata. Miks on mõned naljad eestlaste meelest naljakad ja teised mitte? Vaatame taas kord ajalukku. Nali on eriti lõbus teatavasti siis, kui see on suunatud kellegi vastu. See keegi võib olla inimene või inimgrupp, mis nalja jutustajas ja kuulajas pigem ebameeldivaid tundeid tekitavad. Nii naersidki Eesti talupojad esimestes üles kirjutatud naljandites sakste peenutsemise ja härrade ülbuse üle. Mõisaherra tahtnud, et töömehed teda nähes mütsid peavad maha võtma. Mehed viimaks kavalata nõu pidama, kuidas mütsi mahavõtmisest lahti peaseda. Korra läinud herra jälle väljale kündjate juurde. Kündjad ei võta mütsisid peast. Herra kisendanud. Mütsid maha. Teomehed seda kuuldes lasknud kõik püksid maha. Herra vihastanud, läinud väljalt ära. Sest saadik ei hüüdnud enam iialgi mütsid maha. Esimese Eesti Vabariigi aegsed karikaturistid irvitasid nii riigitegelaste kui ka ühiskonnahiidikute üle. Eriti põnevaks läks naljameestele ka Vene ajal. Ühest küljest ootasid inimesed nalja toonaste parteibosside üle, teisalt viibis igal huumoriüritusel KGB agent, kes kõigel silma peal hoidis. Nii tuli toonastel naljahammastel kogu aeg noad erald kõndida, sest kunagi ei teadnud, millal mõni nali repressiivorganite jaoks üle piiri läks. Teisalt oli Eesti humoristide hulgas ka neid, kes okupatsioonivõimudega koostööd tegid ja propagandavankrit vedasid. Üldiselt armastati Nõukogude Eestis aga just neid naljaninasid, kes julgesid valitseva võimu kallal keelt eritada. Ja neid armastati palavalt. Suisa nii palavalt, et toonaste humoristide vari huljub ka tänaste meelelahutajate kohal. On terve koolkond inimesi, kelle hinnangul on Eesti huumor alates taasiseseisvumisest vähikäiku teinud. Nende arvates oli vanasti naljadega hästi, sest siis olid meil Ervin Aabel, Sulev Nõmmik, Vello Viisimaa, Eino Baskin, Ines Aru, Tõnu Aav ja Priit Aimla. Oli meelejahutaja, oli estraadi tähestik ja oli reklaamiklubi. Siis tehti head nalja ja tehti kõige üle.
Meil oli üks üliõpilane maalt Rakvere kandist, üks tore poiss oli esimese kursuse üliõpilane. Selle perekonna nimi oli Kelle. Naljakas nimi oli Kelle, eesnimi oli Jaak. See dotsent Tammiste kutsub selle poisi tahvli juurde ja küsib tema käest, et kuidas teie nimi on, noormees? See ütleb Kelle. Ei, no, minu nimi on Tammiste, ma olen teie õppejõud. Kuidas on teie nimi, et mul on vaja teie nime üles kirjutada? See ütleb Kelle. Siis ma ütlesin teile, et minu nimi on Tammiste. Kuidas on teie nimi? Ümberolijad saavad sellest naljast aru, saad aru. Hoiavad kõht, tulevad näost punaseks, aga Tammiste nürimeelne inimene ei saa naljast aru, jookseb dekanaati, teeb skandaali. Ja muidugi mäletavad Eesti naljasõbrad Urmas Kibuspuud, Jüri Kriukovit, Anne Paluveri ja mäletavad sedagi, kuidas muusika kaudu nalja visati. Oli viskajaks siis Amor Trio või Kuldne Trio. Mina olen Robert. Mina olen Robert. Uuringufirma Norstat viis spetsiaalselt meie saate jaoks läbi küsitluse, millest selgub, et tervelt 8% Eesti elanikke arvab, et tänapäeval ei osatagi enam nalja teha. Ja mida vanem on inimene, seda vähem talle moodsad naljad meeldivad. Tervelt 19% Eestis elavatest 60–74 aastastest inimestest arvab, et naljadega on tänases Eestis kehvasti. Meenutagem kas või 2015. aastast pärit Tujuriku ja saatelõiku, milles hulk tänaseid popstaare Alo Mattiiseni ei ole ükski maalaulule uue tähenduse andsid. Paar nõgi nägu Läänemaalt on leitud rannaroost. Nad sinna peksis Harjumaa, sest tull on meie kvoot. See nali lõi Eesti inimesed pooleks. Ühed röökisid kodudes naerda, teistel tõmbusid käed rusikasse. Esimest korda oli nali nii suure auditooriumi ees padurahvusluse vastu suunatud ja selline asi tekitas palju paksu verd. Samas on ka need, keda toonane Tujuriku ja sketš naermajas võimelised nalja peale tõsiselt solvuma. Püüdke mõnest trendikast Tallinna lounge'is näiteks mõni homo anekdoot rääkida ja te saate aru, mida ma silmas pean. Eriti hea näide liberaalselt mõtlevate eestlaste nalja taluvusest on niinimetatud blackface ehk see, kui valge inimene end mustanahaliseks grimeerib. Blackface ajab liberaali hulluks. Eestlaste alalhoidlikkuse üle irvitamine teda ei häiri, aga mustanahaliste kujutamine sunnib teda rahusteid neelama. Siinkohal on ehk huvitav teada, et Eesti blackface'i ajalugu ulatub juba sügavasse nõukogude aega. Rozrecitebne, a тем народа кунг могут сказать искренний, пламенный. Nõukogude ajal ei tekitanud blackface kulmu kergitustki ja Eesti televisioonil ei olnud tänapäeva mõistes rassistlike naljade eetrisse paiskamisega vähimatki probleemi. Kes oskab mulle seletada, miks lendavad kured sügisel lõunamaale? Sellepärast, et neegrid tahavad endale ka lapsi saada. Kui veel mõnikümmend aastat tagasi ei tekitanud sellised naljad kelleski küsimust, siis tänapäeval solvub kogu Twitter südame põhjani, kui mõni Eesti laulja paroodia saates süsimusteks võõbatud näoga lavale tuleb. Kõige suuremad naljade peale solvujad on aga muidugi need, kes ise kogu aeg teisi ründavad. Ilmselt parim näide sari solvujast on Varro Vooglaid, kes iga tema suunas tehtud nalja peale enese valitsuse kaotab ja mõnikord isegi kohtuteed alustab. Ehk käitub nagu tüüpiline koolikiusaja. Temale on teiste sõimamine lubatud, aga tema suunas ei tohi keegi sõnagi lausuda. Aga okei, las naljamehed tegelevad naljadega ja Varro Vooglaiud solvumisega. See on ohutu, vähemalt nii kaua, kuni te Muhamedis pilapilte joonista või pimedal tänavanurga loodini sõdalastega ei kohtu. Kus aga jookseb piir niinimetatud hea ja halva nalja vahel? Kas on asju, mille üle ei ole kena nalja teha? Või tohib näiteks ka haigete inimeste üle itsitada? Ja miks ajab Nõukogude Liidus valmistatud hääletu tagumikku sattuja mõne hüsteeriliselt naerma, teises aga tekitab arusaamatust? Sellest kõigest juba pikemalt õige pea. Kohe tuleb stuudiosse Eesti üks parimaid stand-up koomikuid Sander Õigus. Ärge kuhugi kaduge.